Sa tead juba, et orgaanilise keemia kõige olulisemaks elemendiks on süsinik. Süsinikul võib olla 4 ühekordset sidet. Kui nüüd iga sideme teise otsa asetada vesiniku aatom, oleme saanud metaani, kes on kõige lihtsam süsivesinik. Sõna süsivesinik vihjab juba väga palju selle aineklassi olemuse kohta. Süsivesinikud on ained, mis koosnevad ainult süsiniku ja vesiniku aatomitest ja täna avastamegi süsivesinike maailma. Süsivesinike puhul on kõige sagedamini tegemist alkaanidega ehk selliste süsivesinikega, milles on süsinike aatomite vahel ainult ühekordsed sidemed. Neid saadakse peamiselt naftast ja maagaasist. Kõige lihtsam ja ka igapäevaelus üks kasutatavamaid süsivesinikke on metaan, mida saadakse maagaasist. Metaan koosneb 1 süsinikuaatomist ja 4 vesinikuaatomist ning on tetraeedrilise ehitusega. Metaan on värvusetu, lõhnatu, õhust väiksema tihedusega gaas. Metaani kasutatakse nii elektrijaamades kui ka koduses majapidamises küttegaasina. Looduses tekib metaan orgaaniliste ainete lagunemisel mikroorganismide elutegevuse tulemusel ning teda tekib näiteks mädanemise korral, aga ka soodes. Lineaarse ahelaga 3 süsinikuaatomit sisaldavat alkaani nimetatakse propaaniks ja teda kasutatakse vedelgaasina. 4 süsinikuaatomist koosnev süsivesinik on butaan. Ka butaan on gaasiline aine ning leiab kasutust näiteks välgumihklites ja matkapliitides. Butaani ja propaani segu kasutatakse majapidamisgaasina näiteks gaasipliitides ja gaasiahjudes, aga ka gaasigrillides. Nafta on mitmesuguste vedelate süsivesinike segu, mida leidub maakoores ning ta on tekkinud orgaanilise aine ehk nii taimede kui loomade mittetäielikul lagunemisel sajandite jooksul. Naftat pumbatakse maapinnale puuraukude kaudu. Lisaks vedelale naftale väljub nafta puuraukudest ka naftagaas, mis koosneb peamiselt gaasilistest alkaanidest. Vedelast naftast on võimalik erinevaid koostisosasid kätte saada destillatsiooni abil. Destillatsioon on meetod, kus aineid eraldatakse segudest keemistemperatuuride alusel. Üheks naftast toodetavaks saaduseks on bensiin. Bensiini kasutatakse automootori kütusena. Bensiinis kõrgema keemistemperatuuriga naftasaadust nimetatakse petrooliumiks ning teda kasutatakse näiteks õlilampides. Petrooliumile lähedase keemistemperatuuriga naftasaadus on diiselkütus, mis leiab samuti kasutust autokütusena nagu bensiingi. Kõrgema keemistemperatuuriga ained on juba erinevad määrdeõlid, masuut ja parafiin. Nafta destilleerimise järgselt jääb alles must pigias bituumen, mida kasutatakse näiteks asfalti valmistamisel. Süsivesinikke on väga palju ning ühiseid omadusi on raske välja tuua, küll aga kehtivad teatavad seaduspärasused. Mida suurem on süsivesiniku molekul ehk mida rohkem süsiniku ja vesiniku aatomeid molekul sisaldab, seda kõrgem on aine sulamis- ja keemistemperatuur. Sellest tulenevalt on väiksemad ehk 1–4 süsiniku aatomit sisaldavad süsivesinikud toatemperatuuril gaasilises olekus. Keskmise süsinikahela pikkusega süsivesinikud on toatemperatuuril vedelad. Nad on iseloomuliku lõhnaga ning süttivad kergesti. Neid leidub näiteks naftas ja petrooliumis, aga ka bensiinis. Pikema süsinikahelaga süsivesinikud on toatemperatuuril tahked. Nad on vahajad, enamasti värvuseta või kergelt valki alatooniga ained. Igapäevaelus kõige tuntum tahke süsivesinik on küünlavaha koostises olev parafiin. Süsivesinikud on hüdrofoobsed ained. Hüdrofoobsed ained ei oma vastastiktoimet veega, olles seetõttu vett tõrjuvad. Hüdrofoobsed ained ei märgu vee toimel, vaid moodustavad vee pinnale sfäärilisi tilkasi. Samuti ei lahustu nad vees. Hüdrofoobseteks aineteks on näiteks erinevad vahad ja rasvad, aga ka süsivesinikud. Sellest tulenevalt kasutatakse poolvedelate süsivesinike segu näiteks raudesemete katmisel, et vältida nende roostetamist. Samuti saab süsivesinikke kasutada lahustitena.
näiteks bensiini, kasutatakse rasvaplekkide eemaldamise jaoks. Hüdrofoobsete ainete vastandid on aga hüdrofiilsed ained. Hüdrofiilsed ained omavad tugevat vastastiktoimet veega, see tähendab seda, et nad märguvad vee toimel ja mõningad neist ka lahustuvad vees. Hüdrofiilseteks aineteks on näiteks sool ja suhkur, aga ka puit ja etanool. Süsivesinikke kasutatakse enamasti kütusena ning seetõttu on nende üheks kõige olulisemaks omaduseks põlemine. Süsiniku teema alguses rääkisime juba, et põlemine on protsess, mille jaoks on vaja hapnikku ning vastavalt hapniku juurdepääsule saab põlemist liigitada täielikuks põlemiseks ja mittetäielikuks põlemiseks. Süsivesinike täielikul põlemisel ehk siis, kui hapnikku on piisavalt, tekivad süsinikdioksiid ehk süsihappegaas ja vesi. Süsivesinike mittetäielikul põlemisel ehk siis, kui hapnikku ei ole piisavalt põlemisprotsessi jaoks, tekivad süsinikoksiid ehk vingugaas ja vesi. Mittetäieliku põlemise korral tekib ka tahma ehk süsinikku. Proovime nüüd aga ise kirja panna 2 erineva süsivesiniku täieliku ja mittetäieliku põlemise reaktsiooni võrrandid ning alustame kõige lihtsama süsivesiniku ehk metaaniga. Sa tead juba seda, et metaani valem on CH4. Põlemine on reaktsioon hapnikuga. Järelikult tuleb siia kirjutada pluss O2. Kõigepealt koostame täieliku põlemise reaktsiooni võrrandi. Täielikul põlemisel tekkisid süsihappegaas ehk süsinikdioksiid ja vesi. See reaktsiooni võrrand tuleb ka tasakaalustada. Sa näed, et reaktsiooni võrrandi vasakul ja paremal pool on 1 süsinikuaatom, reaktsiooni võrrandi vasakul pool on 4 vesinikuaatomit ning reaktsiooni võrrandi paremal pool on 2 vesinikuaatomit. Järelikult tuleb veemolekuli ette kirjutada kordajaks 2 ning nüüd on reaktsiooni võrrandi paremal pool 2 + 2 ehk siis 4 hapnikuaatomit, seega kirjutame ka hapnikumolekuli ette kordajaks 2. See oli metaani täieliku põlemise reaktsiooni võrrand. Nüüd koostame aga metaani mittetäieliku põlemise reaktsiooni võrrandi. Põlemine on ikka reaktsioon hapnikuga, kuid mittetäielikul põlemisel tekivad meil vingugaas ehk süsinikoksiid ja vesi. Taaskord näed sa seda, et süsinikuaatomid on juba tasakaalus. Vasakul pool on 4 vesinikuaatomit, järelikult veemolekuli ette kirjutame kordajaks 2. Nüüd on paremal pool 1 + 2 ehk siis 3 hapnikuaatomit, järelikult vasakule poole hapnikumolekuli ette kirjutame kordajaks 1,5. Siinkohal on oluline aru saada, et poolt molekuli hapnikku meil ei ole ning kuigi see reaktsiooni võrrand on tõesti tasakaalus, siis keemiliselt ta nii kõige korrektsem ei ole. Selle jaoks, et reaktsiooni võrrand oleks tasakaalustatud ka keemiliselt korrektselt, korrutame me kõiki kordajaid nüüd 2-ga. Proovime nüüd kirjutada täieliku ja mittetäieliku põlemise reaktsiooni võrrandid ka butaani jaoks. Sa tead seda, et butaan on süsivesinik, milles on 4 süsinikuaatomit ning 10 vesinikuaatomit. Põlemine on reaktsioon hapnikuga ning täielikul põlemisel tekivad süsihappegaas ja vesi. Ning see reaktsiooni võrrand tuleb ka tasakaalustada. Vasakul pool on 4 süsinikuaatomit, järelikult süsihappegaasi ette kirjutame kordajaks 4. Vasakul pool on 10 vesinikuaatomit, järelikult veemolekuli ette tuleb kirjutada kordajaks 5. Nüüd on paremal pool 4 × 2 ehk 8 + 5 ehk 13 hapnikuaatomit ja vasakule poole hapnikumolekuli ette tuleb seega kirjutada kordajaks 6,5. Taaskord ei ole meil poolt molekuli hapnikku olemas, seega korrutame ka siin reaktsiooni võrrandis kõik kordajad 2-ga.
see oli butaani täieliku põlemise reaktsiooni võrrand. Koostame nüüd aga butaani mittetäieliku põlemise reaktsiooni võrrandi. Ehk siis butaan reageerib hapnikuga ja mittetäielikul põlemisel tekib süsinikoksiid ja vesi. Ka see reaktsiooni võrrand vajab tasakaalustamist. Süsinikke on vasakul pool 4 aatomit, seega ka süsinikoksiidi ette tuleb kirjutada kordajaks 4. Vesinikke on vasakul pool 10 aatomit, seega veemolekuli ette tuleb kirjutada kordajaks 5. Nüüd on paremal pool 4 pluss 5 ehk siis 9 hapnikuaatomit ja seega kirjutame hapnikumolekuli ette kordajaks 4,5. Ja taaskord korrutame kõiki kordajaid 2-ga. Kordame üle põhilised punktid. Süsivesinikud on ained, mis koosnevad ainult süsiniku ja vesiniku aatomitest. Tähtsamad süsivesinikud on metaan ehk maagaas ja nafta. Mida suurem on süsivesiniku molekul, seda kõrgem on selle aine sulamis- ja keemistemperatuur. Süsivesinikud on hüdrofoobsed ained, ehk siis nad ei oma vastastiktoimet veega ja seetõttu on nad ka vett tõrjuvad. Süsivesinikud põlevad hästi. Nende täielikul põlemisel tekivad süsihappegaas ja vesi ning mittetäielikul põlemisel vingugaas ja vesi.